No tere, kallid sõbrad, sinu Glow Up 2026 järjekordne episood on sinu ees ja me oleme hooaja jooksul rääkinud fitnessist, me oleme rääkinud tervislikust toitumisest, me oleme rääkinud ketost, me oleme teinud erinevaid teste ja üks suur väga oluline Glow Upi haru on meil täielikult puudutamata ja täna räägime toidulisanditest, probiootikumidest, kollageenist, me räägime ka sellest kalaõlist ja mul on selle jaoks appi tulnud oma ala spetsialistid. Kõigepealt minu sõbranna, toitumisterapeut Jana Hansman. Oh my god, ma lihtsalt pean ütlema teile. Kas te saate aru, kallid sõbrad? Hommikul mul tuli mõte, et episoodis võiks külas olla ka minu sõbranna ja ma ütlesin talle nii, sul on nüüd tund aega, tuled või ei tule ja mis Jana tegi? Äratus, duši alla, soeng, meik ja siin ma olen. Tere tulemast Priite sõbranna olema. Ja lisaks siis veel ka Kaia Kardma, kuidas ma ütlesin, tule istu, holistiline nahaspetsialist. Holistiline nahaspetsialist. Ütle mulle kohe ühe lausega, mida see tähendab? Holistiline, kas see on mambo jumbo? Ei, ja see ei ole mingi voodoo, vaid või skämmu või mis iganes, vaid tegelikult see tähendab seda, et ma vaatan naha tervist kuni juurpõhjusteni välja. Mis tegelikult su keha sees toimub, see paistab kõik naha peal välja. Okei. Ja enne mul on kohe küsimusi ka veel ja meie viimane külaline Fredi Saarm, Cincino esindaja, kes räägib kõik ära, me pommitame teda täielikult täna. Ja nagu te näete, siis ka tänase episoodi toob meieni ja teieni Cincino. Väga hea, mul on ka juba üks toode otsas, sellest kõigest räägime. Vaata minu ja Jana nahka. Jana on üle 30 nagu mina. Mis meie nahkadel toimub, ole aus? Ole nõus, no sinu nahaga ei saa küll nagu midagi nagu öelda selle koha, sina oled nii õigetes kätes selle koha pealt, et ma arvan, et väga palju midagi, mille osas peenhäälestust teha, ma ei tahaks küll siia nagu sekkuda, absoluutselt mitte. Okay. Et ma täpselt sama tegelikult usun ka sinu sõbranna koha pealt, sellepärast, et kui niivõrd enesekindlad ja niivõrd nagu kiirreageerivad naised on valmis igal hetkel hüppama stuudiosse, siis millest me räägime, eks ju? Võib-olla ma ütleks seda, et minu ja Jana puhul ma ütlen siis, kes ei tea, me toitume äärmiselt sarnaselt, et me prioritiseerime seda, et toit oleks otse loodusest, me prioritiseerime ka oma veresuhkrut, et Jana, kas on siiamaani glükoosi monitor? Ja kasutan praegu ja jälgin, kuidas toit mõõtab minu veresuhkrut ja see annab päris head teavet. Ma ei saa öelda, et mul oleks praegu hullult palju igasuguseid üllatusi, sest et ma ikkagi päris kaua juba toitumisega tegelen, aga midagi ikka, ja. Küsin siit korra vahele. Sa oled toitumisterapeut. Just. Mis vahe on toitumisnõustajal ja toitumisterapeudil? Toitumisnõustajad õpivad 1 aasta ja nemad tegelikult saavad pigem nõustada inimesi, kuidas siis tervislikumalt toituda. Toitumisteraapia õpe kestab 3,5 aastat, ehk siis see on nagu väga palju põhjalikum. Ja mina saan siis tegeleda ka igasuguste haigustega ja nõustada siis inimesi, kellel on mingi haigus ja mis vajab toitumisteraapia siis sinna just, seda toetust. Kellel on abi vaja, siis pöörduge loomulikult Jana poole. Mis on võib-olla meil kõikidel naistel ka ühine, on see, et täna on laupäeva hommik, kell on 11. Keegi meest ei ole pohmellis, meil on tohutult energia, meil on hea tuju. Me oleme kõik kuulnud, ma usun, et ka vaatajad, et räägitakse, et sinu teine aju on seotud sinu mikrobiomiga. Kas see on nii või see on järjekordne mingi mambo jumbo, söön mis tahan ja kui energiat tahan, joon energiajooki? No mina väga olen soolestiku tervise usku, nagu sellest ei saa üle ja ümber, et täna on ikkagi tuhandeid teadusuuringuid, mis ütlevad, et soolestiku ja naha vahel on nii tihe kommunikatsioon, et kui sa seda nagu eirad, siis tegelikult ei ole ka imestada, kui nahahaigustega käib väga sageli kaasas ka vaimse tervise probleemid. Yes. Et siis need seosed erinevate organsüsteemide ja soole tasandil on nagu nii palju sügavad, et kui sa nagu lihtsalt sõna otseses, kui sa seda ignoreerid, sa tegelikult ei saavuta mitte kunagi seda potentsiaali oma tervises, heaolus, energias, mõtete väes, absoluutselt kõiges, mida sa tahad nagu saada, et see on nagu nii tugev võimendaja, et ei tohi ignoreerida. No ma omast näitest tulen tagasi, minu elustiil kunagi oli siis selline, et alkohol, veel muud patud, eks ju, mitte mingisuguseid köögivilju, mitte mingisugust kimchid, nothing. Ja kuidas ma välja nägin? Akne, rasvumine, immuunsüsteem olematu, haige, erinevad ravimid.
ja see on tegelikult keskmise inimese tavaelu. Ja Brigitte, kui vana sa olid siis? 27. Ja see ravimite osa veel eriti julm. 27, ma olin niimoodi ravimite peal, et hormonaalsüsteem paika saada, et ma sõin tablette ja ikka mitte midagi ei aidanud. Me oleme sellest hooaja jooksul juba rääkinud, mida siis täpsemalt sööma peaks, on erinevaid arvamusi, doktor Sergei Saadi selgitab teile ära. Jõuame sellise teema juurde nagu probiootikumid. Kas neid on vaja? Sina oled probiootikume kasutanud? Ja ikka loomulikult ja just nagu sinagi rääkisid, siis tegelikult soolestiku mikrobioom on selline asi, mille tervist ja tervise toetamist toetab ju nii palju teadusuuringuid ja mina oma töös ma olen väga teaduspõhine ja loomulikult olenevalt siis inimese probleemist on kasulik võtta mõnikord probiootikume. Kuidas on seda võimalik kuidagi testida, et kus kohas ma ei tea, soolestiku tervis on? Võib-olla tahaks korraks tulla veel üks samm enne testimist, isegi nagu selle juurde, et miks me neid probiootikume võtame? On ju? Aga kas probiootikumid on lihtsalt järjekordne toode, kus tahetakse inimeste pealt teenida? Show ja show. Et mingis mõttes on, aga ma ütlen nii. Aga ma tahaks siia tuua juurde selle vaate tegelikult, et miks meil neid loomulikult seda mikroobidel nagu seda mitmekesisust ei ole ja püüame seda siis nagu kunstlikult sinna juurde anda. Kui sa võtad lihtsalt niisama neid probiootikume, siis ma vahest enda klientide jaoks selle nagu lihtsustamiseks ütlen, et see sama hea nagu porgandiseemne astaldi peale külvamine. Et sa loodad, et see nagu töötab, mõned seal võib-olla natuke aega nagu elutsevad ka, aga kui tal ei ole pinnast, kus kasvada, siis tegelikult reaalselt see efekt on väike, vaid nii-öelda imelühiajal ja nii kaua, kui see nii-öelda need bakterid, keda sa sinna viisid, nii kaua, kui nad lihtsalt nälga surevad. Ja see on nagu argitõenäosus. Kui sa juba oled nii hädas iseendaga, sa mõtled, et ma võtaks neid baktereid juurde, et äkki läheb paremaks. Okei, aga mis see lahendus siis on? Nagu, ma ei tea, söö kimchid, hapukapsast ja siis probiootikumid lisaks. Kui kaua, millal, hommikul? Kusjuures nende kimside ja hapendatud fermenteeritud toitudega vahest võib juhtuda ka niimoodi, et see, kes tegelikult on oma juba soole tasandil hädas, see ei pruugi üldse olla esimene samm, mida võib-olla kõige mõistlikum teha on. Sellepärast, et sa lähed kohe sinna soole tasandile andma juurde neid baktereid, mis tekitavad omakorda suuremat fermenteerimist ja see tekitab sulle puhitusi ja seedehäireid võib-olla isegi juurde. Et sa võid nii-öelda natukene võib-olla valgustada seda poolt juurde, ehk siis tegelikult ju su seedesüsteem on täna juba väga nõrk, siis võib-olla oleks õigem hakata hoopis sööma natukene rohkem köögivilja, natukene rohkem taimset, mis sisaldab neid prebiootilisi, seda pinnast. See on siis prebiotikum? Need on prebiootikum. Aga siin on vahe ühesõnaga. Prebiotikum ja mis see? Probiotikumid ja seal taga on veel siis nagu need postbiootikumid, mida me funktsioonina tegelikult näha tahame. See on nagu, ei ole niimoodi must ja valge, meil on ikka neid heledaid ja tumedaid toone ka. Aga ongi siis selleks, ma tahaks teada näiteks enda soolestik, et kus ma siis nagu päriselt olen. No seda saab testida. Meil on selle jaoks test tegelikult olemas. Nii? Test on olemas selline, mis täna siis ei näitanud seda, nii-öelda neid probiootikume, kes kõhus elavad, ehk siis ta ei kaardista ära baktereid, vaid bakterite funktsiooni. See on see, et nii-öelda need postbiootikumid, ehk siis need ained, mis peaksid soolestikust tekkima ja mille pärast näiteks sinu võib olla ka särava nahk. Ja seda kunagi varem oli, sellepärast, et sa oled oma toitumises teinud kardinaalsemaid muutusi. Just, aga ikkagi ma tahaks teada, mis olukord on, sest ma ütlen, et siin Siinoga ma olen erinevaid teste teinud. Kindlasti jõuame kalaõli teemani ka, sest ma ütlen, sa pead saama, ma tean, su kliendid on ka sulle öelnud, et see kalaõli on nii hea. Mina tean ainult omega 3-st, ma veel ei jaga. Kuidas see test siin, teeme selle kohe ära. Siin hooaja vältel, miks mind nii palju torgatakse nagu? Eelmine kord ma sain glükoosimonitori, nüüd ma tean juba, et ma võetakse näpust see test. Selle testi tegemine on imelihtne, absoluutselt isegi. On see siin kõik on hügieeniline? 7-aastane saab sellega hakkama, absoluutselt kõik on siin karbis kenasti olemas kaasas. Kuni selleni välja, et... Ja kas see on see omega 3 test? See on omega 3 test. Pärast jõuame. Sa saad ka siin ka täna näelutuse. Analüüs ise on kuivveretest, mis on täpselt samasugune analüüs, nagu näiteks vastsündinite screeningus kasutatakse. Ma ütlen siinkohal vahele, ükskõik mida te olete kuulnud, et siin Siino kohta juba kohe, tooted on super, testid on legit. Kõik ära ühesõnaga, kõik jama, mis sa kuulnud oled. Ja räägime sellest hiljem, sest me peame sellest kindlasti rääkima. Nii, aga toitumine, teeme nüüd selle testi ära, ma tean, et 2 nädalat võtab siis aega, eks ju? Jaa. See, et me jõuame tulemuseni. Nii. Appikene on tõesti, mis see hooaeg toimub? Jälle, tiim jälle naerab, nagu ma kutsun ainult inimesi, kes tulevad mõeltega stuudiosse. No nagu öeldakse, veri ei valeta.
veri ei valeta. Tead, aga tegelikult jõuamegi eelmise testini. Nii kõrgelt lased veel. Ma lähen näha selle. Nii ebareaalne. Ma pean näitama sulle, Jaana, rääkima omega-3-st. Mis see test maksab muidu? Nii hea on influencer olla. Mis see maksab? Seal on erinevad hinnad, aga suurusjärgus soodushind on 139 €. Jaa. Käes ja mingi plaastrid siin tuleb kaasa. Saab ikka. Nüüd 2 nädalat Toon ühesõnaga saltpetti kuskil, korra saltpetiga anna tõmbab sõrme kuivaks. Saame hakkama. Miks ma usaldan teid siia podcasti külla, on see, et ma arvan, teema, mis meid tegelikult kokku viis, oli see, et kogu rahvas juba teab, et ma selgelt, eks ju, toitun tervislikult ja ma ise arvasin täpselt sama. Kuniks me saime siis kokku mingi 1 pool tagasi ja ma tegin hoopis ühe teise testi, siis selle Zinzino Balance testi. Omega-3 ja omega-6. Kõigepealt, miks see peab olema paigas? No üks näitab põletikku, et milline on sinu põletiku tase, kui omega-6 tõstab põletikku, omega-3 aitab selle maha võtta. Ja kui mulle omal ajal sellest testist nagu räägid, siis mind ta kõnetas samamoodi, sest meil olid peres tervise probleemid. Mul naisel olid olnud päikseallergiad, laps oli allergik, astmaatik istus haiglas ja arstid ütlesid, kõik on okei. Aga ometigi ei olnud okei. Ja peale selle testi tegemist, kui me hakkasime ka sedasama Balance'i kasutama, tegelikult mu naine ja laps said tervist korda 1,5 aastaga. Ja minu jaoks oli see nagu siuke täiesti nagu mind-blowing, et ükski arst kunagi ei küsinud, mida sa sööd. See on tavaline, et arstid ei küsi, mida sa sööd ja sellest me rääkisime eelmises episoodis ka. Ja nad ei soovita ka reegli ühtegi nii-öelda toidulisandit kunagi. Et täna ma usun, et väga paljud inimesed saavad tegelikult abi rohkem pöördudes toitumisterapeudi poole, sest nemad lähevad enda juurpõhjusteni. Ja see test, mis me täna siin tegime, neid soolestikuteste me oleme hetkel vähem teinud, aga neid rasvhapeteste Eestis tegelikult üle 19 000, et kui me mõtleme 19 000, see on ikkagi, ma usun, et me oleme täna võib-olla, et vaata, et üks suurimaid testi- ja teaduspõhised toitumise ettevõtted Eestis. Ja veri on see, mis ei valeta. Omega-3 ja omega-6. Mina arvasin seda, mida kindlasti arvab keskmine inimene ja ma usun, et ka sina, et milles on probleem, ma ju söön kala. Miks minu test näitas 11:1? See näitaja päriselt ma nagu, kui ma esimest korda teiega kokku sain, ma olin nagu mingi okei, no võime mõelda seda koostöö, ma võin seda võtta, aga mul ei ole seda niikuinii ju vaja. Kuniks ma näen reaalselt numbrina 11:1, punane värv ei sobi. Mis see, natuke selgitame, aga mis see skaala siis tähendab? Mingisugune number 1. Mis see tähendab? See näitab tegelikult seda, et kui sinul oli seal 10, 11, 1, see tähendab seda, et sinu kehas täna on põletiku tekitavaid molekule 11 korda rohkem kui põletiku vastaseid. Probleem on selles, et need samad molekulid, see omega-6, omega-3 kasutavad sarnaseid ensüümide ressursse. Ehk siis sinu seda nii-öelda põletiku vastast anti-agingut, longevitit, sellist iseenese nagu potentsiaali häkkimist, seda ei saagi toimuma, sellepärast, et selleks keha üles ehitamiseks ka pärast treeninguid näiteks. Ressurssi jääb vähemaks, et sa ei saa potentsiaali kätte. Mis see keskmise inimese tulemus on, kui ta teeb teil selle testi? No kui me võtame täna Euroopa, siis Euroopa on umbes 15:1, USA on 25:1. Tegelikult minu jaoks isegi oli nagu positiivne üllatus, et sul oli ainult 11:1. Ma isiklikult arvan, et sul on hullem. Okay. Sest kui me vaatame täna inimesi, kes teevad aktiivselt sporti, nende tulemused on 20-25:1. Me oleme täna terve Eesti korvpallikoondis testinud, Levadia jalkakoondised, Gert Kanter, siis sinul võib öelda, et tegelikult on üks nii-öelda parimaid tulemusi, mis on tegelikult on nagu halb. Ma arvan, et mind ületab ainult Jaana Hansman oma tulemusega. Ma ei tea, pingeline. Ja selle teeme kindlasti siin lõpus ära ka. Aga tulen tagasi selle küsimuse juurde, et ma ju söön kala, ma tõesti söön kalaarsenal iga nädalavahetus kogu aeg. Aga siin vist ongi juba esimene viga, et iga nädalavahetus või? Et miks mul see number nii kehv oli? Matemaatika ei lähegi kokku tegelikult, et seda omega-6 tegelikult me saame ka tervislikest toitudest. Kõikvõimalikud batoonid, hummused, mingisugused tervise sellised kastmed, tooted, seda pannakse absoluutselt igale poole. Et see ei tule alati ka sellest, et sa rämps toitu sööd. Et lihtsalt, aga kuna sa sööd hommikul, õhtul või lõunal, õhtul on ja sul on keskmiselt 3 toidukorda päevas, võib-olla 2 on ju, kuidas kellegi, mõnel on 5. Ja siis sa sööd nädalavahetusel kala. Sul on nädalas 21 toidukorda, kus sa saad seda põletikut tekitavat fooni ja siis on 1 või 2 põletiku vastast. Et sa ei kustuta seda tulevähult ära ja ongi kõik. Aga midagi ma sellist lugenud ka, et umbes kuna see kala kvaliteet on, ma ei tea,
ma ei saa öelda muidugi, mis ettevõttes, aga et mingid pakendi vaakumlõhed näiteks. või noh, kasvanduse kala. Kasvanduse kala, kas see üldse annab midagi või? Me keegi ei tea ju täpselt, mis on toidusisaldus. No samas me saame omega-3, me saame igasugustest ju seemnetest ka ja pähklitest, et me saa ainult ju kalast rääkida, on ju. Aga me keegi, no põllumajandus, kõik maa on ju ära kurnatud, me tegelikult ei tea ju, kui palju me sealt saame kätte. Ehk siis ikkagi ma arvan, et selle podcasti üks olulisemaid mõtteid on see, et sööge tervislikult ja siis testige lisaks juurde, et näha konkreetselt, mis on sinu organismis puudu. Ma tean, et seda testi saab teha veel ka siis teiste teenusepakkujate juures, aga Zinzinol peaks olema kõige soodsam, eks ju? No on kõige soodsam ja meil on täna ikkagi maailma kõige suurem andmebaas, et me oleme teinud Eestis, ma ütlesin 19 000, aga maailmas üle 1,6 miljoni ja tegelikult kõik, kes soovivad, võivad vaadata eelmine aasta, et Zinzino tegi siis koostöös Vitase laboriga maailma kõigi aegade kõige suurema omega 6,3 tasakaalu teadusuuringu, kus siis 10 aasta jooksul testiti 590 000 inimest. Ehk meil on nagu väga detailne andmebaas, erinevad vanused, erinevad toitumisharjumused. Aga mis seal see keskmine number oli? Mitu? Regiooniti on väga erinev. Me näiteks võime öelda, et Eestis on 15 Euroopa on 15 Eesti on umbes 12 aga kui me vaatame Eesti laste teste, siis Eesti lapsed on 20-40 Sest lapsed ei söö, muidugi laste jaoks on kala, on ju kalapulved, eks. No mitte ainult kala, vaid üldse vaata, eriti need lapsed, kellel on mingi taskuraha, vaata, kes käivad, ostavad ise seal igast krõpsud, igast jama ju meeldib süüa. Ja isegi kui me teame, et me oleme see, mis me sööme, siis tegelikult me ei pööra sellel tähelepanu. Ma olen täiesti nõus, et kuidagi ühiskonnas on tõesti see, et kui meie sinuga ja meie siin oleme tervislikud, kui laste näitaja on nii kehv, ma arvan, et samas muidugi meie podcasti vaatavad pigem juba tervislikud inimesed, aga ma ei kujuta ette, kui ongi selline, ma ei tea, inimene, kes käib kuskil, ma ei tea, tööl, sööb mingeid sardelle ja viinereid, et kuidas inimesed ei saa sellest aru päriselt, et sa oledki see, mida sa sööd. Miks ma olen nii energiline, miks mul on võib-olla üks väike nohu aastas, on see, et ma toitun nii tervislikult ja Jaana puhul täpselt samamoodi. Et kuidagi, kuidas me nagu ühiskonnas jõuame sinna, et me toitume tervislikult ja teeme need testid. Millal see jõuab kohale? Kas alles siis, kui inimesed on haiged või? Ma arvan, et see teema on hästi-hästi sügav. See läheb, ma arvan, veel sinna tagasi, et me oleme tegelikult harjunud sellega, et me saame poest nendest värvilistest pakenditest neid lohutustoite ja see on ju maitsev ja see on dopamiin ja me ostame ja vist me sööme, siis me tunneme ennast hästi ja me tahame seda veel ja veel. Ja miks me ei söö, on ju? Sellepärast me ei söögi, et me oleme lihtsalt harjunud või mis me ei, on ju. Et oma hästi paljude klientide pealt ma näen, et ongi sellepärast nii raske muuta oma harjumusi, et need vanad harjumused on nii tugevalt sees. Just, mul endal oli täpselt samamoodi. Ja tegelikult lõppastmes ongi lihtsalt ühiskond on haige ja ühiskond on rasvunud ja lapsed täpselt samamoodi, et ma ei mäleta, mis see täpne statistika oli, et umbes iga 3. laps on tänasel päeval juba kas otseselt, ma mäletan, mitte rasvunud, aga ülekaalus vähemalt küll. Et selles mõttes väga tore, et omega-3 teema ka minuni jõudis ja omega-6 tasakaal, et kui on veel mingeid teemasid, millest ma pean teadma, siis kindlasti rääkige mulle. Aga kui ma andsin teada, et ma siis Zinzinot proovima hakkan, lubamata avalikult, et ma mingisugust koostööd teen, ma tean, sinu kliendid on öelnud, et ükskõik mida räägitakse, et testid on super ja toode on super. Mida see mallukas siis jahus seal Instagramis? Fredi, räägi ära, kus tekkis see mingi skämm teema? Mis see tähendab? No, seal ongi nagu see, et tegelikult otsemüük kui nagu ärikontseptsioon on väga vana traditsiooniline äri. Et, kas otsemüük tähendab see püramiidskeem? No, kui me räägime püramiidskeemist, siis püramiidskeemid on täiesti illegaalsed ja selle eest sa võid vaadata päikest läbi trellide ka. Ja mis asi on nagu püramiidskeem, see on ots mõttes on see, et kus teenitakse raha uute partnerite värbamise peal, kus reeglina ei ole mingit toodet taga, pole väärtust taga. Selge, osega eeldus on see, et toodet ei ole taga, müüakse õhku. Ja seal võib isegi olla mingi nii-öelda toode, on ta siis koolituse näol, hästi palju igast krüptosid asju läbi käinud, investeerimise asju ja nii edasi. Et need on nagu skämmid, kui me räägime Zinzinost, siis Zinzino täna on tegelikult 20 aastat turul olnud, võiks öelda, täna üks maailma juhtivaid testiteaduspõhiseid ettevõtteid. Okei, aga siis ongi ühesõnaga, inimesed kasutasid absoluutselt vale terminit, mida me muidugi sellisele sihtgrupile ei saagi pahaks panna, eks ju.
aga võrkturundus on lihtsalt ärimudel, et mulle meeldib kalaõli, ma tahan näiteks, et ma tahan selle pealt teenida ja ma tahan värvata ka oma sõpru. See on see, mida te pakute, aga te ei sunni seda mitte kellelegi. Ei no, ega sa ei saagi inimesele sundida peale tervislikkust või kuule, kas sa soovid rohkem raha. Ma üritan seda. Et tegelikult on ju see, et kui me võtame need hästi, ütleme enamus vanakooli otsemüügi või võrkturundusettevõtted, nagu sa ütlesid, on see, kõik inimesed on nagu partnerid, vaata. Siis tegelikult siin Siinos on see, et meil on täna üle 80% inimestest on lihtsalt lõpptarbijad, kes on kliendid. Ja kliendil isegi pole, et Siinos võimalik nagu raha teenida. Küll aga mida Siino pakub täna kliendile, on umbes selline kontseptsioon, et toome näiteks, et tuleb mingi uus äge Hollywoodi film ja Apollo ütleb sulle, kuule Brigitte, et võta 4 sõpra kaasa, ma annan sulle sinu pileti tasuta. Kas sa käiks rohkem kinos? Jah. Absoluutselt, kõik käiks, vaata. Ja on väga palju ettevõtted, kes pakuvad nagu soovituse eest siis erinevaid boonuseid või erinevaid hüvesid. Jah, täpselt. Aga see ei ole kohustuslik mitte kuskilt otsast. Täpselt. Et ma selgitaks ka ära, et kui sina nüüd lähed, võtad näiteks, soovitan võtta loomulikult test ja kalaõli lisaks, siis sul on valik, kas sa seod ennast lepinguliselt ala nagu spordiklubiga, et nüüd sa saad iga kuu arve ja toote ka. Või sa võtad korraks, ma võtan oma testi, siis näed, mis number on, kirjuta, mis number on ja siis proovid kalaõli ja näed, milline see vahe on. Ehk siis teema on laualt, üks teema oli veel, Siinol on maksuvõlg. Lasime koos läbi. Ma ei tea, ma loodan, et sa näitasid mulle ikka õiget inforegistrit. Tundus küll väga tuttav, mitte mingit maksuvõlga seal ei ole. Nii palju, kui mina nägin. Ma arvan, et see on jälle kuskilt nagu kellegi sulest välja imetud mingi info. See on tavaline, see absoluutselt siin võib. Kui me tuleme selle peale, et Siino täna on üks kõigi aegade, kõige edukamaid Rootsi Nasdaq rahvusvahelise aktsiabörsi ettevõtte, siis see ei ole nagu see koht, et ma jätan mingisugust, ma ei tea, mingi käibemaksu maksmata näiteks. No see on nonsense nagu. Et pigem on see kuskilt mingi valeinfo välja imetud, ma arvan. Mida ma pean ütlema? Alguses ma loomulikult ise ka pabistasin, et ma olen siin alles 3 aastat tappa saanud igatepidi, eks ju, et et nagu mingi selline draama paisus sellest. Ja ma ei olnud kindel, kas ma oma koostööd teiega jätkan, aga ma hakkasin võtma teie tooteid. Ja ma ütlen, ma ei ole kinni makstud, ma ei saa mitte sentigi selle eest, et ma seda ütlen. Ma võtsin seda kalaõli siis igal hommikul. Ma ütleks circa 3-4 nädalat, kui ma olin võtnud, ma tundsin ennast päriselt veel energilisemalt, muidugi lisandus mingi hetk glükoosimonitor, aga mu juuksed olid kuidagi niisutatud, mu näonahk oli parem, mu uni oli parem ja kuidagi, ma ei tea, küüneääred, kõik oli parem. Ma tundsin ka, mis oli kõige olulisem, koolis ma tundsin, ma suudan keskenduda rohkem kui varem. See ei ole skämm. Ja ma sain selle tulemuse 4 nädalaga. Kas see juhtub kõikidega või? Kindlasti mitte. Mul on nii hea meel, et sa selle naha ja sellise enda tajutava poole välja tõid, et ma ju täna töötan rosaatse, aga aknega selliste nagu nahaprobleemidega, kes on käinud kliendid nagu 10 aastat mööda arste, mööda Niine nahakliinikuid ja kõiki muid ja siis seal on öeldud, ei, selles mõttes, et sellega ei ole midagi teha, et see on nagu parandamatu. Ja siis läheb mööda 2 kuud ja 4 kuud, kus inimesed nagu tegelikult lähevad, võtavad selle süsteemse alaägeda põletiku kehas maha, mida tegelikult see terapeutiline omega teeb, tänu nende sellele polüfenoolidele, bioaktiivsusele, kõigele, mis seal sees on. Ja see muudad elusid niimoodi, et nagu ilma 10 000 laseriarveteta. Palun väga, on ju 46 € kuus. Aga kalaõlist on ju erinevaid, on ju apteegis on ju suurepärased kalaõlid, kapsli kujul näiteks. Miks sa naerma hakkasid? Ei, kummikomme ja karujõmme müüakse laste. Aga miks mitte? Kui veel influencerid promovad apteegist oma koodiga, kus on probleem ja kas on probleem ja ma tahan teaduslikke selgitusi. Vaata, siin mulle meeldibki nagu see, et sina oled toitumisterapeut, sina oled nahaspetsialist, vaata. Mina olen nagu... Ma olen entukas lihtsalt. Ja ma olen lihtsalt lihtne mees maalt jobusega, vaata, aga ma usun nagu seda, et su veri ei valeta, vaata, ja see, et sulle nagu kogu aeg püüakse midagi müüa, see on kõikjal on niimoodi, vaata. Muidugi. Aga mis mulle siin meeldib, sa teed testi, sa näed, mis seis sul on ja näiteks ütleme, kui inimene on täna klient, mingi muule OMEG3 brändile, minul endal tegis kohe huvi, et kas see, mis ma kasutan, tegelikult töötab. See on esimene küsimus.
teine küsimus on, kui sa loed täna enamus pakendeid, sulle öeldakse võtta 1 kapsel päevas või 5 milliliitrit mingit oomega õli päevas, ei ole vahet, kas sa kaalud 20 kilo, 60 kilo või 120 kilo, on ju. Et seal on nagu mingid siuksed nagu asjad, kui sa inimestega hakkad rääkima, nad hakkavad suga kaasa mõtlema, nad saad aru, et tegelikult see ei kõlagi loogiliselt. Just kui me vaatame testi tulemusi, minu jaoks kõige uskumatum test oli inimesele, kes oli 26 aastat iga päev võtnud Omega-3 ja ta tulemus oli ka kõigest 7:1. Ja siis ta kasutab Sensino Balance'i, ta teeb 4 kuu pärast kordustesti ja tal on ideaalne tasakaal 3:1 või siis oli alla selle, ma täpselt numbrit ei mäleta, aga test oli roheline. Ja nüüd me jõuame selleni, et mis on kallis, mis on odav, et minu meelest kõige kallim toode on see toode, mis ei tööta. Pigem pane see 30 senti päevas rohkem testi, sa näed 4-8 kuuga ära, kas sa tunned mingit muutust või ei tunne, et sa küsisid, kas kõik inimesed tunnevad kuu ajaga muutust. On inimesi, kes tunneb väga kiiresti, näiteks seesama unekvaliteet. Et kui näiteks väga lappes on see number, eks ju. Aga ütleme, meie reeglina ikkagi soovitame alati miinimum läbi teha 8-kuuline kuur ehk 2 verevahetuse tsüklit. Just. Ja sellepärast ongi see teine test 4 kuu pärast, et sa näed, kas siis midagi muutus või ei muutnud või kas ma pean veel toitumises midagi korrigeerima, et tegelikult see test ei näita ju ainult seda, mis on su Omega-6 tasakaal. Ta näitab ära, kuidas su rakumembraanid töötavad, ehk kui sa täna toitud tervislikult, kasutad mingit toidulisandid või kasutab näiteks mõni inimene kas mingit ravimit, siis küsimus ei ole, kui palju ma täna tarbin midagi, vaid kui palju mu keha suudab omastada. Täpselt, väga oluline vahe, täpselt palju, ja ongi, mida ma tarbin, kui palju ma tarbin, aga kuidas mu organism suudab seda siis vastavalt omastada ja mulle nii meeldib tõesti, et ongi see, ja sa oled kindlasti minuga nõus, et kõigepealt testime, siis proovime ja kui me proovime, siis on kõige olulisem asi kõikide toodete puhul alati maailmas. Järjepidevus, iga jumala päev, mina suudan võtta tühja kõhu peale kalaõli, aga muidu siis pigem ma lugesin, et soovitatakse, et võtab peale toitu. Ma pean ütlema veel ka seda, et toonitan ka seda, et kui te teete mingi testi, mis iganes siis alati rääkige läbi spetsialistiga. Minu spetsialist oli lisaks Fredile natukene ka ChatGPT, sest ma kirjutasin ChatGPT-sse, et ma tahan siis fitness-võistlusteks, et mul on, kõik on, ma ei tea, tasakaal on paigas, juuksed kasvavad ja lugesin veel lisaks, mida kõike umbes Omega see õige tasakaal annab. Ja mulle siis öeldigi, et ma võtaks 20 milliliitrit ja ChatGPT ütles jumala õigesti, nagu ütlete mulle sama, et võtadki nüüd 2 kuud, võtad 20 milliliitrit ja edasi võtad 10. Teeme Jaanale selle testiga ära, siis me saame kalaõliga ühele poole. Ja sina samal ajal räägi mulle veel natukene lisaks, et see on siis kvaliteetne Norra kalaõli, eks ju? Ütleme niimoodi, et osa kalaõli meil toodetakse Norras, osa Islandil, aga ettevõtte ise on pärit tegelikult Rootsist. Mitte kuskil Hiina mingid kapslid, ma ei tea. Ei ole Hiina, ei ole Ameerika, vaid kõik on kontrollitud, hästi palju erinevaid sertifikaate ja ka näiteks sportlased võivad kasutada ilma igasuguse hirmuta, et kas ma lähen dopingu testist läbi. Et selles mõttes ma arvan, et mis on siin huvitav on see, et tegelikult kõik ettevõtted võiksid pakkuda Omega-3 teste. Miks nad ei paku? Sest kui me vaatame ka see lihtsalt numbriliselt toodete sisu, see pole isegi teoreetilist võimalust, et need testid oleks korras. Okay. No, ja enne mul jäi üks mõte pooleli, et see, kui inimene kasutab Omega-3 ja näiteks ta võtab nüüd selle kliendipaketi koos testidega ja kui inimese esimene test on kohe korras, ta saab 100% raha tagasi, tal ei ole tooted vaja, pane sama toodet edasi, mis sa siiamaani tarbisid. Ma just ütlengi selle kalaõli koha pealt, et kunagi, vaata, kui sa vaatab kõrvale, nii nunnu oli lihtsalt, inimesed olid erinevad. Mõni psühhopaat vaatab kõrvalt ka, et mingi, ma tahan näha, kuidas sa verd võtad. Aga ma võin öelda, et on olnud siukseid verevõtmisi, kus on niimoodi, et sa lased selle tilga nagu paberi peale, saad aru, see tilk ei lähe laiali, veri on lihtsalt nii paks nagu. Või siis ühel naisel oli nagu nii hull rauadefitsiit, et me tegime talle testi, et see veri oli siuke nagu kergelt siuke nagu peesikas, et ta polnud isegi punane nagu. Et ma olen ikka igasuguseid asju näinud ja ma olen tänaseks teinud umbes ise, ma arvan, üle 1500 testi. Mis te arvate, mitu testi on ideaalsed on? 2. Natuke rohkem, 6. Päriselt. Aga 1500-st. Et ma arvan, et see ametlik statistika näitab, et on rohkem häid teste, tegelikult on need skeptikud, vaata, kes panevad, siis kui sa küsimustikku täidad, siis seal on lihtsalt nagu info mõttes, et kas see on esimene test või kordustest, siis väga paljud tegelikult mängivad sellega, et kas ta siis on nagu esimene või teine. Et tegelikult ma arvan, see pilt on hullem, et ma arvan 100 inimesed 99 saavad tegelikult. Sina saad, Jaan, ka pärast selle kalaõli testida, sest tõesti, ma ütlen, ma olen täiesti obsessed ja ongi, et üks asi on see, et sa oled ise muidugi väga hea rääkija, aga see, et ma nägin seda enda tulemust ja ma läksin nii ülbelt kuidagi peale, siis vaatan, kui kõik on punases nagu mingi, mis kuradi tervise influencer, ma olen endal kõik punases. Kalaõliga ühel pool. Lähme edasi. Korra mainin siit vahele
see on ka veel meil on 14 tegelikult, jah. Pärast räägi. Jah. No räägi ära, mis see siis on? See on... Blood sugar! Jah. Sellega meil on glukoosi monitorima. Ja veel D-vitamiin. D-vitamiin ja sellega ma arvan, et on ka chill. Aga ma tahtsin öelda, et te andsite mulle siis proovida veel 2 erinevat toodet. Üks on Extend ja teine on Viva Plus. Ja Extend peaks siis immuunsüsteemi tugevdama. Nagu te praegu võib-olla kuulete, näete, natuke nina on punane. Mul tuli iga talv mul tuleb korra see, et mul nagu hästi korra on mingi väike nohu. Aga mul ei tulnud palavikku, ma olen siin, ma olin koolis, kõik asjad said tehtud, et mu immuunsüsteem on väga tugev. Ma ei tea, kas sellepärast ma võtsin neid topelt kohe, kui ma jäin haigeks. Aga toode, mida ma tõesti, ma ei tea ja ma vannun teile, ma ei valeta. Need vaimse tervise kapslid, ma olen ka story'st juba rääkinud. Mul oli jaanuarikuus siis nagu täispauk, lahkuminek, trahv ja matused. See oli minu jaanuarikuu. Ja kui ma võtsin neid, ma arvan mingi 8 tükki päevas. Kas te ise näete, et ma elasin selle perioodi kuidagi niimoodi üle, et nagu tulin tugevana välja? Ja ma päriselt võin öelda, mul on nüüd juba nagu hirm lõpetada neid kasutamist, et midagi siin sees on ja ma ei usu, et see on placebo, aga kalaõli eest ma võtaks kuuli, selle eest suhteliselt ka. Ma tean, et inimesed, kes tulevad antidepressantidelt maha, te olete soovitanud asendada selle tootega. Mis siin sees on? Ja kas mu kogemus on unikaalne? Su kogemus ei ole tegelikult unikaalne. Ma ise nimetan enda klientidele seda nagu pehmelt öeldes roosadeks prillideks, mille saad nagu endale ette panna niimoodi, kui asi tundub nagu veits hall ja nõme ja kuidagi veniv ja selline ilane. Et tegemist on seal sees tegelikult safraniga. Seal sees on natukene magneesiumiga, mis on tegelikult nagu närvisüsteemida saustake. Ja just. Safran on tegelikult teaduslike uuringutega ikkagi näidanud sarnaseid meeleoluregulatsiooni tulemusi nagu antidepressandid, aga ilma selle ebareaalset, ebanormaalse kõrvaltoimete nimekirjata. Eks ju, et kõik, kes on mingil põhjusel pidanud kunagi antidepressante võtma, et see ei ole sugugi nagu lihtne otsus. Et seda nagu teha, ma olen seda enda pere puhul nagu näinud isiklikult nagu lähedalt, et kuidas sulle väga lähedane inimene järsku kukub vaimselt kokku ja see vaata, et mul ei ole midagi muud teha, ma pean korraks sekka. Ma panen enne kohtuistungi panki alla. Ja, aga täna ma võin öelda, nagu et see safran on ikkagi väga paljude minu kogemusel klientide eluga muutnud just nimelt aidanud tulla mingitest rasketest olukordadest välja, aidanud rohkem keskenduda. Küsimus ei ole isegi selline nagu mustas meeleolus, et kõik on nagu nii halb, et ainult vein aitab ja nagu lõputus koguses on. Tegelikult never ei aitab, see on nagu meelepettus on. Aga ta päriselt muudab seda, et sa hakkad nägema. Ja ma tundsin ka, ma ütlen tõesti jaanuarikuus sa tead, mul oli see üks nädal, kus ma olin lihtsalt nagu mingi kuradi, ma lihtsalt ei suuda enam. Ja siis neid kapslid läks, ühesõnaga ma tõesti soovitan, proovige ära. Ja ma võin öelda, et see, et sa ütlesid, et sul on koolis on keskenduda lihtsam, siis kindlasti on see õli ja viiva tõttu. Sest Saksamaa on meil täna ettevõttes nagu kõige suurema käibega riik ja seal on üks põhitsin sinu liidreid on tegelikult lastearst ja ta ütles, tema näiteks eranditult lastele soovitab kõigile õli ja viiva. Just see kõik see lastele see tähelepanu ja see fookus ja see, et meil on hästi palju seda mentaliteeti naabrist parem vaata, ühel on paremad riided, teisel on kehvemad riided, siis tegelikult see viiva nagu on mega kiht toode. Täiesti ma olen nõus ja tõesti proovige. Siis see mingi premium balance või mul andsid mingisuguse lahja ja siis premium jätab siia podcasti jaoks. No mingi üllatus peab jääma ju. See tuleb 10 minuga pärast kaasa. Nii, siis on veel mingi essent. Ja räägime lahti ka, mis see on. Räägi mõne sõnaga, mis on premium ja tavaõli vahe. Ja, küsimus on tegelikult polüfenoolides. Ehk siis nendes nii-öelda molekulides, mis tegelikult selle toote tõeliselt bioaktiivsuse nagu esile toovad. See mulle siis. See on sulle põhimõtteliselt juba selle musta värvi pärast alles. See ongi nagu premium, et me ei räägi siin midagi, sellepärast see tuligi siia tänagi kingitud. See on kallim kindlasti selles mõttes. Ja, loomulikult. Annab kiiremini tulemusi, ma juba kujutan ette. Ja, et küsimus ongi kiiremates tulemustes, et sellest kohast, kus sa alustad ja sellest, kas sa tahad endale pakkuda parima. Just, ja klient saab vaadata enda rahakoti järgi ikka maga fine. Ja see ka, et kui on tõsisemad terviseprobleemid, on siis nahk või midagi muud, siis kindlasti premium annab efekti. Selge, ja siis saategi ühesõnaga läbipaistvalt, see on ühel pool. Mis see on? Sama nagu see must õli aga kapslitesse pandud. Ehk siis see, kes õli ei suuda ikkagi õlise tekstuuri pärast näiteks juua, sellepärast, et kalaõli maitse osas balance'i puhul ei ole üldse küsimus, see maitseb nagu lihtsalt, ta on õline.
ja kõik. Aga ma mõtlen mu juuksed, mu keskendumine, mu suvase maitse võiks tsementi ka juua, kui peaks. absoluutselt, ehk see sent on lihtsalt kapslitesse pandud see premium kõige parem kalaõli. Väga tore. ja ma võin öelda, töötab täpselt samamoodi 100% efektiivsuse, kui ilusti võtab. Minu naine võttis kogu rasedusperioodi jooksul just kapsleid, mu naisele õli ei meeldi. Ja sama päeva hommikul, kui meil sündis 3. poeg, tegime naisele testi, kapslit tegelikult elanud. Tulemus oli 1,8 ühel. Väga Ja tore. ta kandis lapse veel selle ja siis on veel mingi, ma pean ütlema, toode, mida mina muidu väga tarbin. Hommikut ma alustan, tead, ma tulen selle 2 toote juurde. Sul on ka põnevik, on ju? ja. Lähme pärast sööma. Aga mina alustan hommikut sellise joogiga, et mul on seller, siis ingver, kurkum, kajennpipar ja mis mul sinna veel läheb. Ja siis vahel suvikõrvits, ma ütlen siinkohal, ma ei pane puuvilja selleks, et minu veresuhkur püsiks stabiilne, töötab ja ma panen sinna juurde Zinzino kollageeni, mis selle kohutava maitse täielikult ära tapab. Räägime kollageenist nüüd. Kas kollageen päriselt töötab? Sest et väga paljud nahaarstid, väga paljud, ma ei tea, isikud, ma oleks nagu koolis isikud, ütlevad, et kollageen ei tööta, see on raharaisk. Tooge mulle numbrid siia, tooge mulle teadus siia, kas asi töötab? Kollagen töötab, kui teda on toimaineliselt nagu võetuna nagu lisandi sees, kui teda on piisavalt, et tegelikult on teadusuuringuid, nagu, mis näitab ikka vähemalt 5000 grammi, milligrammi, vabandust, on seal see ikkagi grammi, 5 grammi. Jah, just 5000 milligrammi, nii. Jah. Et kui seda on seal sees nii palju, siis ta tegelikult töötab, aga Mille jaoks, mida see kollageen teeb, kas ma olen siis ilus? Sest see on see, mida naistele kohutavalt pähe määritakse. millest su nahk koosneb? Nahamaatriks koosnebki tegelikult kollagenist, elastinist, valkudest. Nii. Ta koosneb erinevatest lipiididest, osadest nendest, mida su keha nii-öelda ise toodab läbi mikrobiomi soolastiku tasandi, pluss siis nii-öelda need, mida me nagu, kuidas öelda, ühed, mida me toodame ise, ühed, mida me peame toiduga saama, on ju. Ja. Niiviisi. Ja pluss siis see nii-öelda hyaluroonibaas, mis teeb selle kõik selliseks mõnusaks pehmeks madratsiks. Kollageeni pool siin on just nimelt see valguline tugi. Ja. Valku tarvitakse täna ikkagi väga vähe, selle märk on nagu see, et kui sul on kogu aeg ikkagi rämedad magusa isud, Ja, et see nagu see tasakaalu punkt on nagu, mis on paigas. Mina mäletan 5 aastat tagasi esimest korda hakkasin kollageeni võtma, muidugi pulbrit tuleb vist üldse jätta, ma ei tea, kuhu iganes, eks ju. Aga Saagim soovitas mulle Ohira kollageeni ja ma tean, et ta neid päriselt võtab. Mina olen ka Ohirat võtnud, sa oled ka Ohirat võtnud. Mis sa kollageenist üldse arvad? ma ütlen ausalt, et mina olen natukene 50-50, vist minu Mina ka, jaoks... ja see on okei, kallis, see on okei. Ja. Ja, Ja. ma ühe diivani pean. Siin ma ei ole leidnud piisavalt teaduslikke materjali, et mis põhjendaks selle suurt kasu minu jaoks, et ma julgeksin seda kõikidele soovitada. Aga mis minu jaoks teeb kollageeni hästi huvitavaks, on see, et paljud minu tuttavad või kliendid, no me alati teame, et see ei ole piisav teaduslik põhjendus, et minu sõbranna võttis, et ta tunneb hästi. Aga ma olen väga paljudel kuulnud positiivset tagasisidet. Nii et ma ütleks, et ma olen praegu 50-50. Mis siis on muutunud nagu ja üks sõbranna sul võttis ka ja on talle meeldis. Liigesed, kindlasti, et nad tunnevad, et neil liigesed on paremad. Siis näonahk ja juuksed. See on tulnud kõige rohkem esile. Seda näonaha värki ma pean ka ütlema tõesti, et mingisugune sära tuleb. Aga Ohiraga, ma arvan, et muidu väga paljud on ka neid kapsli võtnud, influencerid on promonud. Kumb on parem, kas Ohira või Zinzino? Mina ütleks, et siin on mõlemal on omad plussid, küll aga on Zinzino kollagen boostis tegelikult sees oluliselt rohkem hyaluroonhapet. Hyaluroonhape on selles mõttes huvitav aine, et ta 50% sellest hyaluroonhappest, mis kehas üldse kokku on tegelikult seotud nahaga. Ehk siis, kui on see signaal, et kui nahk tundub kuidagi siledam ja selline klaarim ja mõnusam, siis väga suure tõenäosusega see kiirefekt sellest kollagenist on tänu sellele, et see on 120 milligrammi hyaluroonhapet sisaldab, mis seob omakorda 1000 korda vett. Ehk siis sisuliselt, kui sa teed selle nagu kuuri läbi, on see vähemalt liiter vett su naha all rohkem. See on see niisutus. Sest ma tõesti ütlen, midagi on mu näost teistmoodi. Üks asi on Sculptra, eks ju, aga ma ise näen ja tooted ka ja kainus ja kõik tervislik toit, aga mingi ekstra boost on veel, et ma ütlen, et ja hinna mõttes Ohira on isegi vist kallim. Ohira on isegi kallim tegelikult, ja. Päriselt, palju maksab see? Püsikliendile on kuunorm on ainult 55 €.
issand, kui hea, et ma olen influencer, sest ma tahan seda tõesti, ma tahan seda tõesti edasi võtta. Aga ta on ka üksikud, sest ma kes ostavad nagu odavamalt. usun sellesse, millesse ma kindlasti ma ütlen teie puhul top 1 on kalaõli koos testiga ja või isegi viiva, ma ei tea. Et need 2 on täielikult bängerid ja seda ma võtan edasi. Ja nüüd on veel viimased 2 toodet. Mis see on? See on siis see mingisugune liquid turmeric black pepper, seda põletik või alandaja? Jah, see on antioksüdandid põhimõtteliselt. Ja kui see on nagu niimoodi, see on imeilus kuldkollane nagu päike, mis ei maitse niimoodi, et sa peaksid seda kuidagi nagu katsumusena hommikuti tervislik olemist peaks nagu katsumusena võtma. Nii. Et siis tegelikult ma siia kõrvale sulle soovitaksin ka spiruliina ekstrakti. Ehk siis, kui sina räägid mulle siin praegu nüüd anti-agingu poole pealt, et sa tahad ennast maksimaalselt hoida, siis number 1 vana jaoks tegija on põletik, millega sa nüüd tegeled inflammation. Suhkur on omakorda suurim põletiku tekitaja. Nii, järgmine on oksüdatiivne stress. Ma ei vanane kunagi, ma olen ilu lõpuni ilus lihtsalt, see mul on nii head koostööpartnerid. Kui sa kujutad nüüd ette, mida oksüdatiivne stress on, see on see kõige lihtsam näide, et sa lõikad õuna pooleks, jätad kapi peale, natukese aja pärast see on selline pruun ja rõve, et keegi ei taha seda süüa. Sama toimub rakkude sees ka oksüdatiivse sellise stressiga. Vaata need antioksüdandid ja see spiruliina ekstrakt, mis siin sees nüüd on nagu nii tugeva potentsiaaliga, et seda ei saa võrrelda tavalise spiruliinaga, spiruliinast on võetud kõige toimekam antioksüdant, ehk siis see tegelikult teeb kahjutuks selle oksüdeerumise sinu rakkude sees. Ja jõuab tänu sellele, mis omastamise vormist on nagu põhimõtteliselt kogu kehasse. Nii kihvt, ma ütlen, mul on terve podcast olnud nii tore, et see on nii hea päev olla mina ja nii hea päev olla ka Brigitte sõbranna. Lõpetuseks veel. Aga ma tahtsin veel tegelikult rääkida toidulisanditest korraks ühe minu jaoks väga tähtsa teema. See on see, et minul kui toitumisterapeudil küsitakse hästi palju, et mis toidulisandeid ma peaksin võtma. Ja tegelikult see on hästi suur ja hästi reguleerimata maastik. Nii et minu jaoks, kuna ma ei ole arst, ma ei saa inimesi testida, no omega-3 saab ilusti testida, siis ma ei julge soovitada üldse väga paljusid toidulisandeid, välja arvatud minu jaoks on mõned asjad, mida ma julgen. Üks on siis omega-3, siis on magneesium, millest on inimestel enamjaolt on puudus, siis on probiootikumid. Need on nagu D-vitamiin loomulikult on ja kui on vereanalüüs tehtud, siis muidugi rauapreparaat lisaks. Need on minu jaoks nagu need kõige ohutumad asjad, mida ma alati soovitan. Ja siis mõned siis näiteks, nagu te rääksite siin antioksüdantidest, nagu siis kurkumiin on ja. Et see taolisi asju ma alati julgen inimestele soovitada, aga et inimesed ostavad kokku nii palju erinevaid toidulisandeid, sest nad on nii kättesaadavad. Nii, et sa tulid, ma olen sinuga nii nõus. See on esiteks ohtlik. Ongi ja mõttetu raha raiska. Koos võtta neid maksale, neerudele suur koormus ja tegelikult tuleb natukene ettevaatlikumalt suhtuda sellesse. Täpselt, et ärge minge lolliks ja tehke testid. Ja me saime tegelikult kõikidest toodetest piisavalt räägitud ka. Ma loodan, et teil oli põnev ja see, kuidas sa selle kokku võtsid, lihtsalt mul ei olegi mitte midagi rohkem lisada. Teie omavahel saate siis ka testid ära teha. Jälgige Jana Hansmani nii TikTokis kui ka Instagramis. Ta jagab oma tulemusi. Ta jagab, millised tooted talle meeldivad. Ta on alati aus, täpselt nagu mina, kui midagi ei anna tulemusi, siis ta seda ka ei ütle ja ongi, kes vajab probiootikume, prebiootikume, tehke testid, hoolige oma tervisest. Aitäh teile tulemast ja jätkame koostööd, palun elu lõpuni. Absoluutselt. Päriselt. Aitäh teile vaatamast.